No nii, tervist. Et mul on siin üks käigukast laua peal laiali. Tegu on siis Audi S-Tronic käigukastiga, robotkastiga siis, et tal on see tagumine osa on siin nagu manuaalkastil ja esimene osa on siis, kus on sidur ja mehhatroonika plokk, mis lülitab neid käike. Et noh, ma igaks juhuks ütlen kohe ära, et kes on Vampiroja vaatajad, siis see ei ole Martini kast S5 oma. Et see on siin ühe 300 diisli käigukast. Mul siin laua peal on 2 sidurit. See esimene on ühe teise 300 diisli pealt. See oli 150 000 sõitnud. Siin on näha, et on siniseks tõmmanud kõik juba. See siduri friktsioonkettad on kõverad ja sinised. Et siin omanik järgi tuli, siis tuli välja, et tahtis ühte asja natuke sikutada Audiga, aga nagu näha on, siis see sikutamine läks väga kalliks. Et pigem mitte selle kastiga teisi autosid ja asju tõmmata ja raskeid kärusid ja siukseid asju. Ja siin on siis selle sama auto käigukast. Siin on mul need sidurikettad sees alles. Selle auto läbisõit oli 180 000. Siin võib arvata, et see on loomulik kulumine juba. Et kettad on küll sinised, aga nad ei ole kõverad. See on siis väiksema siduri omad. Et väike sidur on siis tagurpidi käik ja paariskäigud ja suur sidur on paaritud käigud, et esimene käik ja need. Et see suur sidur on enam-vähem siin kõige hullemini kulunud ei ole. Aga noh, see kus sees need on, et see on ka siniseks tõmmanud juba. Et mina neid sisusid ei vaheta. Mul on siin olemas uus sidur, terves tükis, läheb külge. Et mina ei taha seda riski võtta, et kui need kettad siin eraldi ära vahetada, et siis mingit häda ei teki sellega, et seesama metall on siin kuuma saanud ja on deformeerunud. Et võib uuesti need uued kettad ära rikkuda. Nii, teine asi, mis ka Martini autol viga on see andurite plokk. Et siin on 2 kiirusandurit, mis loeb selle kasti sisendvõlli kiirust, et tal on 2 sisendvõlli, sest tal on 2 sidurit, et korraga sees hoida 2 käiku, et käiguvahetus teha hästi kiireks. Ja kolmandaks on siin positsiooniandur selle käigukangi, et aru saada, mis käik sees on nagu, et kas on parkingu peal, tagurpidi või drive'i peal. Ja hydraulika plokki ja seda andurite plokki ühendab siis juhe. Et vahetan ka selle välja, sest seda on pärast keeruline vahetada, kui selle juhtmega ka mingi häda on. Et siis tuleb kast uuesti maha võtta, kõik sidurid asjad välja võtta, õlipumbad välja võtta. Ja lihtsam on kohe ära vahetada, et see juhtmejupp ei ole eriti kallis. See andur jäi sinna, peast ei mäleta, äkki 300 € kanti. Ja et see andurit vahetada on vaja siin paari abinõud. Et esiteks on vaja sükest asja.
teise auto see andur, et on vaja see pistik lahti keerata selle võtmega. kui kasti korpus lahti tõmmata, siis ta ei lõhu seda ära, noh selles mõttes, et vana võib ära lõhkuda, aga uut ei tohi ära lõhkuda. ja uue siis kinni keeramiseks on ka vaja seda. teine abinõu on siin, et seal kasti tagaotsas on vaja ühte võlli kinni hoida, mis ühendab esitihvlit, et seal on vaja üks polt lahti keerata. et selle jaoks on teine abinõu. ja põhimõtteliselt rohkem abinõusid polegi vaja, et see andurite plokk ära vahetada. mul sellel kastil on see vahetatud juba, et kokku pandud juba, et seda osa ma ei saa näidata. ja nüüd on mul põhimõtteliselt peaks täna jõudma, et see uus polt sellele võllile saan kinni keerata. see tuleks uus panna alati. ja siis saan siit eest otsast kokku laduda. et siia lähevad nüüd õlipump, sidur, hüdraulikaplokk ja põhimõtteliselt edasi on tavahooldus kastile. et mina vahetan alati 60 000 tagant nii tagumise otsa õli kui esimese otsa õli ja ees on 2 filtrit all. et kastis sees on üks filter ja kasti külje peal on, siin on üks filter, aga mina filtrit eraldi ei vaheta, ma vahetan koos korpusega. et see paljudel juhtudel on see korpus ka lekkima hakanud, et plastikust ja noh, kuumaga ikka mängib see asi, et lihtsam on panna uus ja olla kindel selles, et see kestab nagu. ja noh, siis on põhjatihend ja mina kasutan alati originaalõlisid, et hetkel on siin siduri poole õli, siia läheb mingi 7 liitrit umbes ja mehaanilise poolde läheb teist sorti õli, sinna läheb umbes 5 liitrit. et mingid B-osa tootjad panevad ühte patta neid õlisid, et sobivad mõlemale poole. tegelikult on tagumises osas on ikkagi manuaalkäigukasti õli, tavainimese keeles öeldes, ja siin eespool on automaatkäigukasti õli. et neid ei saa ühte ja sama panna ikkagi sinna kasti ja kindluse mõttes kasutan mina ainult originaalõli. aga siin muud polegi rääkida, et pärast kokku ja auto alla ja õlid asjad sisse ja adaptatsioonid ära teha kastile, et ta õigesti käiku vahetaks ja proovisõit teha ja saab kliendile kätte anda jälle auto. vot, aga selleks korraks sihuke jutusaade veits, et pange siis all ikka like ja subscribe ja näeme järgmine kord.